lahendame siis kõigepealt selle esimese osa. Ja siis selleks, et seda esimest osa lahendada, põhimõtteliselt meil on vaja teada igasuguseid toredaid valemeid siis sellest trigo teemast. Ja vaatame, mis valemeid meil siin vaja läheb, et kõigepealt meil on siin siinus sulgudes pi kahendikku miinus x. Ja siin me saame kasutada summa ja vahe põhimõtteliselt trigo funktsioonide neid valemeid. Ehk siis, et kui on olemas selline valem, et meil on siinus a plus b näiteks, siis see on sama, mis siinus a korrutada koossinus b pluss, või siis vastavalt pluss miinus on ju, et kui on ühtepidi, siis on, kui on miinus, siis on miinus, kui on pluss, siis on pluss siinus b koossinus a. Nii et me saame seda kohe kasutada siin. Nii et me saame kirjutada selle sama asja välja niimoodi, et siinus pi jagatud 2 koossinus x miinus siinus x koossinus pi kahendikku. Ja nüüd meil tuleb siin koossinus ruut midagi ja siin tegelikult mida võiks märgata on see, et meil on siin see koossinus ruut midagi ja siin meil on see siinus ruut midagi ja et see on tegelikult sama. Ja et kõik ilmselt teavad, et on olemas selline põhiseos, et siinus alfa pluss koossinus alfa, koossinus ruut alfa siis võrdub 1. Nii et põhimõtteliselt me saame need nagu kokku võtta ja saame siia lihtsalt 1. Nii et põhimõtteliselt nendest kahest me saame 1 kokku. Ja nüüd meil on siin veel koossinus pi pluss x. Ja koossinusel on ka selline siis summa ja vahe valem. Ja koossinuse oma on selline, kirjutan ta siia poole. Nii et koossinus mingi a pluss b näiteks. Siis see on sama, mis koossinus a, koossinus b, siis miinus pluss, ehk siis vastupidi sellele, mis siin algses oli. Siinus a, siinus b. Mitte beta, vaid b ma kirjutasin. Nii et me saame põhimõtteliselt sama asja kasutada siin. Nii et meil tuleb siis miinus koossinus, või teen siia tegelikult ümarsulu, koossinus pi, koossinus x. Ja nüüd, kuna siin on pluss, siis siia tuleb miinus, siinus pi, siinus x. Ja nüüd me põhimõtteliselt peame lihtsalt välja arvutama, et mis siit tuleb. Ja alustame sellest, et võtame siis siinus sellest pi jagatud 2. Ja see on 1, nii et 1 korrutada koossinus x miinus. Ja see koossinus pi jagatud 2 on 0, nii et 0 korrutada siinus x pluss 1 miinus miinus 1, sest koossinus pi on miinus 1, korrutada koossinus x miinus siis siinus pi on 0, nii et miinus 0 korrutada siinus x. Ja siit me saame koossinus x miinus 0 pluss 1 miinus miinus koossinus x, ehk siis pluss koossinus x. Ja me siit saame 2 koossinus x pluss 1. Ja siit mina rohkem lihtsustada ei oska, nii ma arvan, et see on ka õige vastus. Koossinus pluss 1. Nii, ja nüüd teeme seda ülesande teist osa. Nii et meil on see lahendage võrrand 2 koossinus x võrdub 1 ja joonisabil võrratus 2 koossinus x on väiksem kui 1 siis teatud vahemikus. Põhimõtteliselt, mida me saame teha, on tegelikult see, et me saame mõlemad nii selle võrrandi kui ka selle võrratuse lahendada selle joonise abil. Ja kõigepealt üldse teeme selle 2 koossinus x, joonistame siia siis koordinaatteljastikku, nii et ütleme, et f kohal x võrdub 2 koossinus x ja joonistame selle siia. Ja üldiselt koossinus funktsiooni võiks nagu enam-vähem peast teada, aga tegelikult seda ei ole isegi vaja peast teada, sellepärast, et on olemas toredad asjad nagu kalkulaatorid, millega saab arvutada siis kõik vajaminevad väärtused ja siis kanda need siia tabelisse ja siis saada ilusti see tulemus kätte. Märgime siia ühikud ära, et meil kõigepealt siin keskel 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 siin meil on pi, siis siin meil on pi jagatud 6-ga, siin on pi jagatud 2-ga ja nii edasi, nii et me saame
võiks selle välja arvutada nüüd. Ja nüüd siis põhimõtteliselt, mis meil on vaja teha, on see, et meil on vaja asendada nii-öelda seda x-i erinevate väärtustega, nii et teeme pi kuuendiku kõigepealt, on 2 kosinus pi kuuendiku, on ruutjuur 3. Ja see on siis umbes 1,7 midagi, nii et paneme ta umbes siia. Siis meil on pi jagatud 3-ga, 2 kosinus pi jagada 3-ga on 1. Ja paneme kirja siia 1. Siis meil on siis pi jagatud 2-ga, 2 kosinus pi jagatud 2-ga, see peaks olema 0. Nii et 0 siia. Ja tegelikult teades juba seda, et koosinusteoreem või teades seda, et koossinusfunktsioon on selline korduv, siis tegelikult me saame juba nende punktide põhjal panna järgmised punktid kirja. Et nüüd meil tuleb põhimõtteliselt sama punkt, mis meil oli siin, aga tuleb siia ja tuleb siis vastasmärgiga. Siis tuleb siia. Ja niimoodi saamegi lihtsalt terve selle asja ära joonistatud, ilma et me isegi peaksime kõik need punktid välja arvutama, sest see võtab üsna palju aega ja ei ole tegelikult vajalik. Nii. Ja nüüd me oleme saanud selle siia kirja, nii et nüüd ma proovin need punktid võimalikult ilusti ühendada selle joonega ära. Arvutis see natuke raske, aga loodetavasti paberi peal see on kergem üldjuhul. Okei. Uuesti, see tuli viltu lõpus. Nii, okei, lihtsalt teeskleme, et see on ilus. Ja siis siia on ilus ka juurde kirjutada, et see on funktsioon x kohal 2 kosinus x-i. Või f kohal x võrdub 2 kosinus x-i. Ja nüüd me põhimõtteliselt võime joonistada siia selle joone, et gx, kirjutan selle hoopis siia poole, ehk siis gx võrdub 1 ja siis joonistame selle joone. Ehk siis 1-ga paralleelne joon. Ja see on siis gx võrdub 1. Ja nüüd meil on vaja lahendada need 2 võrrandit. Ja me saame seda teha näiteks niimoodi, et kõigepealt on see 2 kosinus x võrdub 1. Ja siin öeldakse, et x kuulub vahemikku 0-st 2 piini. Nii et me peame põhimõtteliselt leidma selles vahemikus. Peame leidma selles vahemikus siis kohad, kus need 2 funktsiooni omavahel lõikuvad. Ehk siis siin nad lõikuvad ja siin nad lõikuvad. Ja siin meil on pi jagatud 3-ga ja siin meil on 5 pi kolmandikku. Nii et me saame kirjutada, et loen graafikult, mitte loen graafikult, et lahendid lõigus, mis ta on siis 0 kuni 2 piid on pi kolmandikku ja 5 pi kolmandikku. Nii et selle osa me saime tehtud. Ja nüüd meil on vaja lahendada ka see võrratus. Ja võrratuse lahendamine on väga sarnane. Nad põhimõtteliselt küsivad meilt, et millal ta on 1-st väiksem. Ehk siis põhimõtteliselt nad küsivad seda ala siin, ehk siis kõik see ala siin, et nagu millal ta on sellest 1-st väiksem. Ja me saame põhimõtteliselt siia kirjutada. Nii. Et 2 kosinus x-i on 1-st väiksem vahemikus 0 kuni 2 pi ehk siis x kuulub hulka siis ja kuna siin ta on nüüd kuna ta siin range võrratus, siis me kasutame ümarsulge
pi jagatud 3-ga kuni 5 pi kolmandikku. Nii. Ja see peaks olema ka õige vastus. Ja see on üks võimalus, kuidas seda ülesannet siis saab lahendada.